Mustamäe riigigümnaasiumist 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel asub Kadaka staadion, kuhu õpilased peavad liikumisõpetuse tunniks minema rangelt jalgsi ja spordiriietes. Oleme juba algselt esimestest tundidest alates rääkinud, et teksapüksiga meil tundi ei tule, et tund on mitte arvestatud, bussiga sõidad siia ühe peatuse, tund on mitte arvestatud, et proovime nagu seda liikumist neile anda juba kohe esimestest tundidest alates. Kergejõustiku treeneri ning endise profisportlase Väeti loogika on lihtne. Tema õpilased peavad olema juba algusest peale lisaks füüsilisele kohalolule ka mõttega tundi kaasatud. Allahindlust kellelegi ei tehta. Kui ei viitsi pingutada, tuled suvel ainet järele vastama. Noor peab karmi distsipliini kaudu mõistma, et spordib ennekõike enda hüvangu nimel. No eks see natukene ongi tegelikult selles juhendajas seal ees. Et kui ise oled aktiivne, natukene nagu hull, et siis püüad seda pisikut neile sisse anda, et nad ikkagi tuleksid ja naudiksid seda, mis nad teevad. Täna pandi Mustamäe riigigümnaasiumi 10 klassi vahetuste kaupa maakeeli NATO testi tegema, ehk aja peale kätekõverdused, istesse tõusud ja 3,2 kilomeetri jooks. Iga harjutuse eest on võimalik saada vastavalt tulemusele kuni 100 punkti. Testi läbimise alampiir on 60 punkti. Oli väga raju? Nii ja naa, et ta ikkagi pani pingutama küll, aga see oli täiesti tehtav. Nii tore oli, kuidas üksteist toetati. Ja mis oli veel vahvam oli see, et keegi oma tulemust öelda õpetajale kõik tihkasid. Isegi kui see oli 8 kätekõverdust, kõik sobis. Et mulle väga see meeldis, et kõik tundsid, et nad andsid oma parima ja õpetaja kiitis ka kõiki. Gümnasiste, kes saavutasid NATO testis maksimumresultaadi, oli rohkem kui 300 õppuri peale kokku 6. Muidugi oli neidki, kelle jaoks polnud sooritus sugugi kergete killast. Just gümnaasiumist kaitseväe ajateenistusse minevate poiste puhul on NATO test kõva ponnistus. Alustavatest sõduritest vaid 28% suudab selle miinimumtasemel täita. Ega see liiga suurepärane siis näitaja ei ole, kui sisuliselt 10 poisist 3 ainult teeb miinimumtulemusele meie siis kaitseväe füüsiliste võimete testi ära. Aga ma arvan, et see on siin üks hea selline näide eeskujuga teistele, et kui on kool selline, mis kutsub noori liikuma, võimaldab neil palju liikuda, siis kindlasti ka sinna tulevad need noored, kes tahavad rohkem liikuda. Minul on selline klass, kus kõik ikkagi teevad sporti ja seda on väga näha, eriti kehalise kasvatuse tundides, et poisid jooksevad väga hästi ja tüdrukud jooksevad ka väga hästi ja et kõigil on nagu oma ala. No minu arust on nii, et mida mõõdad, seda saad, et väga paljud noored pole ka ju teadnud sellest NATO testist liiga palju ja selles mõttes on nagu ikkagi, ma arvan, et spordiväel õige mõte tutvustada seda testi juba põhikooli lastele ja siis niimoodi vaikselt kasvada alt üles, et kui sa tead, et niisugune test on olemas, siis sa huvi pärast juba proovid teda teha ja vähehaaval edened, ma usun.